Mis te siia siis nüüd selle Kaismaa Suurjärve äärde õigupoolest olete teinud, et me kõnnime selle laudraja peale, et kas see ongi siis nii-öelda see loodusobjekt siin? Eelmine aasta valmis see lõik 1,5 kilomeetri ulatuses, mis lõpeb Rabaservas vaatlustorniga. Kahjuks seekord me ei saanud teha ümber järve, sest siin on looduskaitseala ja omad tingimused ja Keskkonnaamet annab siis nõusoleku, kuidas täpselt teha ja toimetada. Mis puidust see tehtud on, sest see peab ju vastu pidama siin 10 aastat, 15 aastat, 20 aastat? Me arutlesime, et see investeering ja töömaht on väga suur. Kõik see materjal siia kohale vedada. Panustasime sellele, et see kestaks kaua. See on Eesti metsalehis. Tee on suhteliselt stabiilne, natukene kõigub ikka või vedrutab, eks, aga kuidas te olete saanud ta niimoodi paika, sest see maastik ümber on selline soine mets ja siin jalaga ei taha astuda, eks ole, sa vajud kas just põlveni, aga vähemalt niimoodi kederluuni kindlasti sisse. See aluskonstruktsioon sellel rajal on tegelikult plastikust ja ma ei tea Eestis ühtegi teist rada, mis tegelikult sama tehnoloogiaga oleks ehitatud. Me tõsiselt kaalusime, et kuidas tõsta seda rada kõrgemale, sest siin see veetase võib tõusta kõrgele ja rada ei tohi ära uppuda, sest kui rada ära uppub, siis põhimõtteliselt kui inimene peale astub, kogu see konstruktsioon laguneb. Ja siis pole ka rajast enam mingit kasu, eks ole? Just, pole ka tolku. Ja me tõepoolest võtsime siis kasutusele plastiktorud, lõikasime need pooleks, keevitasime alla sinna sellised tugijalad, et ta laiali ei vajuks, sest see kogu pinnas on tõesti vetruv ja pehme. Ja nüüd ta selle pinnase peal siis mängib. Kui siin niimoodi selle laudraja peal järve ääres jalutada, millist looma siin on kõige suurem tõenäosus kohata? Kahtlemata kobras ja saarmas. Saarmat ma olen ise mitu korda näinud mööda ujumas järve kaldal. Siis kindlasti põder. Põtra ma olen näinud nõnda, et põder on tulnud siit samast roostikust läbi, olles olnud ise seal kaugemal, kuidas ta tuli ennast jahutama. Rääkimata kährikutest, unte on siin kandis ja tõepoolest olen ka kuulnud undi ulgumist, mis siin samas Raba territooriumil on siis nende mängu ajal üsna tüüpiline. See on ka üks väga ürgne hääl. Kas sa tead ka, kus kandist inimesed siia käivad? Väliskülalisi jalgrattureid väga palju olen näinud, alles nüüd käisid 2 sakslast, nendega pikalt rääkisin juttu ja olid väga vaimustunud. Nende jaoks on see täielik eksootika. Mõelda siin samas Euroopas. Seinast seina neid külastajaid on. Mille poolest siis see matkarada siin on eriline ja miks ta siis sai KIK-i toetuse? KIK toetab matkaradade korrastamist ikka eelkõige sellepärast, et kaitsta loodust. Tänu matkaradadele inimesed loodusest nii palju viga ei tee, sest et nad ei astu maapinnale, vaid kõnnivad mööda matkarada. Et see on hästi mugav ja eks teisalt kutsub ta tegelikult inimesega loodusesse võib-olla rohkem jalutama. Et matkaradasid ju kasutavad hästi aktiivselt koolid, lasteaiad ja tegelikult ka kohalikud inimesed.